see on juba selline näituste sari, siis see 16 sama nimega, kuigi iga kord on erinev ju kollektsioon olnud. Aga nüüd viimasest on üsna palju jäänud juba pikk vahe, 10 aastat, siis nüüd tuli uuesti nagu see päevakorda. Minul just nende suurte tööde pärast, mida siin nüüd sai 5 eksponeeritud ja mul on väga hea meel, et leidsime selle ruumi, kus on ka distants ja kus neid saab panna, aga neid galeriisid palju ei ole. Tallinnas vaatasin ringi ja jäi kuidagi ikka tegemata, et see on nüüd praegu selles mõttes väga hea, et tähtpäev teistpidi selle, et 16 järgi me panime 50, et 50 aastat on ühes majas. Et see ka sai veel siia. Ja siis jah, niimoodi hakkasime kombineerima selle galeriiga ja ruumiga praegu oleme nagu väga rahul. Suur tänu kunstimajale. Kui me käisime nagu esimest korda tutvumas, üks asi on see, et leida neid pikki häid distantse sirjetöödena, aga teisest küljest oli mul ka nagu selge, et ma minu poolt siis eksponeerin ainult 2 sarja, kus keskel toimub siis nagu selline poolitus. Ja just nende väiksemate ruumide olemasolul sai teha nagu selliseid ma ei ütleks nurgataguseid aktsente, aga küllaltki niisuguseid aktiivseid soole, tähendab, ütleme, et asi nagu jaotus. Ja kuigi töid on nagu hästi palju siin, eks ole, suhteliselt palju, et on nagu tihe näitus. Et sai nagu aktiveerida põhimõtteliselt igasse ruumi ühe sellise aktiivse tsentrumi. See mulle meeldis ka. Ja see oli ka nagu selline valikute küsimus, eks ole, aga mida sisaldab ka see näituse pealkiri ühes majas 50, eks ole, või 16 juba, eks ole, et need on ju kõik olnud täiesti erinevad kollektsioonid, tähendab erinevatel ajahetkedel. See esimene toimus Castellani majas. 99. Ja sealt on nagu vaikselt teine oli Tartus, muide Sebra galeriis. Sebra galeriis oli Tartus, teine näitus, tähendab väga õige. Sebra galeriid enam ei ole. Me oleme Tartut pommitanud küll, tähendab siin. Aga jah, nüüd vaadates seda tööd, seda näitust, mis praegu on nagu eksponeeritud, et siin on juba selles samas nimes, ühes majas. Ta on tegelikult ühes majas. Tundub, et mis siis ta on nagu selline. Tegelikult on seal on nagu põhikontseptsioon sees. See ühes majas. See ju, ja veel 50 ka, number 16. See on ju oluline, on see aeg. Ja siin on päris palju töid, nii minul kui Sirjel, millele see aeg on väga nagu tähtis olnud. Ja kuigi me oleme sõltumatud kunstnikus, selles mõttes, et ajame nagu oma asja, siis sinna ruumi sai tehtud üks tihedam osa, mis oli nagu ladu või kunku või selline konku või kus on siis nagu üleküllastatud, eksponeeritud vanemaid töid. Kuidas me teeme, meetod väga erinevad, materjalid niikuinii, aga see, kuidas Rait töötab nende kavanditega väikestega, tal on neid hiigle palju ja kavandab kõik läbi. Siis mina ei tee mitte iialgi mingeid kavandeid. Ma ootan jälle seda, et tahan, et mul oleks midagi paberi peal juba, vähemalt nüüd juba, kunagi ma tegin ka ja isegi sellepärast ma selle vana töö siia tõin välja, et kunagi tegin Oforti ja enam ma ammu ei tee. Et need suured ongi sündinud niimoodi, et
vanu või nagu see tõmmisid, vaadates oma sahtlid ja koristades siin koroona ajal, kui oli aega, et mis on jäänud nagu kunagi pooleli või lõpetamata ei ole õnnestunud ja lõikasin nad kõik ühesuurusteks tükkideks, need vanad tõmmised, et ei jääks nagu mõistatusi siin kunagistele põlvedele edasi, mis asjad need on. Ja trükkisin muidugi üle need. Need on väga palju kordi siis üle trükitud ja uutmoodi kokku pandud, kõik need suured. Sirjel on seinapinnad. Ja mina pudistan siis siin põrandal, eks ole. Nii et nad ei konkureeri selles mõttes. Et ja noh, ma ei tea,